Me oleme harjunud sellega, et sõnajalg on midagi väikest, lopsakat, õrna ja paksu metsa all. Troopikas on see asi hoopis teistsugune ja troopikamaades kasvavad sõnajalad ka kõrgel puuvõrades. Nendes puuvõrades kasvajatest üks kõige omapärasemaid ja võib-olla ka kõige iseäralikumaid on sarvsõnajalg. Need on taimed, millel on kahte tüüpi lehti. Esiteks on nendel sellised sarvekujulised lehed, mis kannavad eoseid ja mille abil see sarvsõnajalg paljuneb. Ja siis teiseks on tal olemas ka siin lehtede alusel sellised hoopis teistsugused püstised lehed, mida kutsutakse botaanikute kõnepruugis orblehtedeks. Need orblehed on sõnajalale vajalikud selle tõttu, et oma püstise suunaga püüavad need orblehed kogu leheprügi, mis ülevalt kukub. Ta püüab selle leheprügi kinni ja siis tänu sellele õnnestub tal koguda erinevat lagunevat materjali, millest see sarvsõnajalg puu otsas saab elada. Tegelikult seda tüüpi taimi on troopikamaades veel ja neid taimi, seda tüüpi taimi, kes koguvad selliseid ülevalt langenud lehti ja neid taimi kutsutaksegi prügikasti tüüpi epifüütideks. Looduses kasvavad sarvsõnajalad eelkõige Kagu-Aasias ja Austraalias, mõned liigid ka Aafrikas, ühesõnaga vana maailma troopikas. Ning seal võivad nad saavutada väga-väga muljetavaldavad mõõtmed. Suur vana taim võib kaaluda mitu tonni ja näha välja selline kui väike sõiduauto. Ja kui me kujutame ette, et see kõik asub kuskil paarikümne meetri kõrgusel puuvõras, siis sarvsõnajalgu täis metsas on tegelikult kaunis ohtlik jalutada, sellepärast et iial ei tea, millal võib üks selline täiskasvanud sarvsõnajalg, kas koos suurema oksa või terve puuga, teile pähe prantsatada. Eriti ohtlik on see pärast vihma, sellepärast et kõik see kõdunev lehematerjal, mida on sarvsõnajale õnnestunud koguda, imab ennast vett täis ja siis on need taimed juba tõeliselt rasked.